Elu24 sebis ennast Saku Suurhalli Eesti Laulu backstage'i. Tulime vaatama, mida teeb Kati Laev. Tere, Kati! Tere, tere! Et me vaatasime täna proovis, eile oli sul ka, et sul on täiesti uus esinemishoutfit. Et kuidas see tuli selline otsus, et vahetaks kostüümi? Selle otsuse võttis vastu tegelikult õigemini pakkus mulle välja minu stilist Svetlana Pusarjova, kes oli ka minu poolfinaali outfiti autor. Ja tema siis arvas, et see kleit võiks väga hästi sobida finaali. Et ma olen ise ka sellega väga rahul. See on nii-öelda chakra kleit, ehk siis on siin chakra kivid. Ja tegelikult, kes viitsib väheke internetis surfata, siis saab nende chakrakivide tähenduse kohta väga palju informatsiooni, et need ei ole niisama kivid, et need on väga suure tähendusega kivid. Need on sellised nagu nii-öelda sellised medaljonid või head meened, et sul hästi läheks finaalis? No, ma ikka loodan. No näita, keeruta ka ennast korra kaamera ees, et see on väga ilus kleit, läigib ja paljastav selg ja no tõesti kaunis. Kuidas sa ise tunned ennast laval praegu, et publikut veel ei ole olnud, aga 2 proovi on läbi, et kui kindlalt sa tunned ennast seal? Nagu ma ka varasemalt öelnud olen, siis ma üritan mitte mõelda, et see on, et siin saalis on 6000 inimest ja telekate ees 300 000, et ma üritan võimalikult palju nautida seda protsessi, Eesti Laulu üleüldse, et kindlasti mida rohkem ma saan siin laval proovi teha, seda kindlamaks ma ka muutun, Aga praegu ma tunnen küll ennast hästi. No millised on olnud teie sellised valupunktid või millega te olete tegelenud nüüd vahetult enne finaali, et mis on vaja olnud nokitsemist? Nokitsemist, eks laulu on pidanud harjutama ja nii nagu kõik seda teinud on, aga nokitsemist on, kindlasti outfitiga oli see, et mida siis ikkagi panna, et see stiil just ei oleks nii kardinaalselt muutuv, võrreldes siis poolfinaali outfitiga. Ja teine asi ka kindlasti meie selline lavaline koreograafia, kui seda saab nii nimetada, et noorkuu ikka vahetab oma asukohta seal. Ja samamoodi ka mina, et eks ka seda, kuidas ta nüüd siis nii-öelda pilti paremini jääks, et ka selles suhtes on tööd tehtud. Jah, seda lavalist liikumist peetakse väga tähtsaks. Kas te olete teinud ka selles üldilmes veel mingisuguseid muutusi, et visuaalides või valgusshows, et kas ka seal on mingeid täiendusi? Valgusshows on natukene erinevust võrreldes poolfinaaliga. Aga seda näeb laupäeval. No räägi, kas sul enne sellist pingelist finaali on ka mingisugused oma nii-öelda rituaalid, kuidas sa tõmbad omal seda Eesti Laulu stressi maha? Ma üritan võimalikult vähe mõelda sellele, et ega mul väga muid selliseid nippe ei ole, et võimalikult vähe mõelda just sellele rahvaarvule, kes seda antud saadet vaatama hakkab. Et mitte ennast pingesse ajada ja siis lihtsalt rahulikult olla ja ütleme igapäeva elu ikkagi samas ka edasi elada, et ma arvan, et see on kõige tähtsam. No lõpetuseks küsiks su käest, et mida sina pead selle loo tugevuseks, et miks see lugu ikkagi võiks võita Eesti Laulu? Meie lugu on kindlasti väga suuresti eristuv just oma saate poolest, just orkestreeringu saadet peame siin silmas, et kindlasti ta on väga eristuv. Ja muideks ma pean mainima, minule see lugu tundus isegi veits bondilik. Ja seda on ka varasemalt öeldud, et see ei ole esimene. Et ta meenutab ka võib-olla midagi Bondist, et
plagiaadiskandaali pole olnud veel teile? Ma loodan, et ei tule ka, et me peaks ikka olema selline eristuv, aga tuult tiibadesse ja tõesti kaunis esinemiskostüüm, nii et kohtume siis finaalis ja Elu24 lugejad ja hoidke ikka pilk peal eestilaul.postimees.ee, seal tulevad kõige paremad, värskemad, eksklusiivsemad uudised otse Eesti Laulu finaalist ja proovidest.